Ma pole näärmist lõpetanud. Ma mõtlen, ole valmis. Läheb vürtsikaks. Teo on ta on nii armas poiss. Kõik, kes tunnevad koeri, ta on tüüpiline labrador. Ta armastab kõiki, tahab kõigiga mängida. Aga ma ei luba tal pitbullidega mängida. Sest asi on selle, pitbullid on nagu moslemid. Muide, need vähesed, kes sellest elevil ei ole, on vestluses olevad pitbulli omanikud. Kuula, nemad ei ole... Nad ei ole kõik vägivaldsed. Enamik neist ei ole. Aga kuidagi peaaegu iga vägivaldse rünnaku taga on nemad. Nad on nagu koerte Al-Qaeda uinuv rakk, tead. Sa näed pitbulli aastaid. Nii õnnelik, nii armas ja siis saavad nad mingi signaali, mida meie ei näe ning nad aktiveeruvad ja su nägu rebitakse ära. Ja siis tuleb mingi liberaalne valge naine seda kaitsma, öeldes, et sa ei tohiks seda magama panna ja et kuidagi oli see sinu süü. Ja nad on nagu, kõik need, kellega mina üles kasvasin, olid ülimalt rahulikud. Väga tore. Me peaksime nad oma koeraparkidesse panema, sest see toimis ju nii hästi kõigis teistes koeraparkides, eks. See on tõug, mis loodi alles hiljuti. See on mõeldud ebaseaduslikuks võitluseks. Ja me peame teesklema, et kõik need aastad suguluspaaritamist ja nende kasvatamist juba noorest east peale võitlemiseks, nagu see kõik lihtsalt kaob ära. Ja äkki nad on lääne kultuuriga kohandunud. Ma mõtlen kodustatud. Ja sa pead mõtlema, kas see on praktiseeriv pitbull. Ja tead, see ei ole mingi metafoor millegi kohta. Ta on nii hea. Erin Wexler, kallid, kui te ei tunne seda koomikut, siis ta on tõesti väga hea. Ma ei tea, kas poliitilist sõnumit saab paremini edastada kui läbi huumori, aga ausalt, kui geniaalne, milline absoluutne meistriteos. Tõeline geniaalne koomikasketš.